Tšauki tšau, mina olen Liise, tere tulemast tagasi, mul on nii hea meel, et sa siin oled ja ees on ootamas üks väga põnev nädalavahetus. Ma tegelikult väga pikalt olnud soov võtta nädalavahetus, võib-olla minna kuhugi nagu mingi metsamajakesse ja reaalselt nagu telefon ära panna ja olla nagu omaette, olla looduses, olla täiesti üksi, olla oma mõtetega ja mitte distraktida ennast. Ja juhtus nii, et ma sain aru, et mul nüüd see nädalavahetus, mis ees on, täna on reede, mul on vaba nädalavahetus. Ma ei tea, ma olen nüüd vaadanud neid ka mingi metsamajakesi, mis kuskil on ja värk. Need on üsna kallid on need hinnad praegu, palju inimesi käib ka, on ju. Aga ma olen siin. Mul on siin oma place, ma olen siin üksi, mul on siin kõrval nii palju ilusat loodust ja ma saan igal pool käia. Nii et plaan on selles, et ma panen oma telefoni ära täna reede õhtul ja võtan selle kätte pühapäeva õhtul uuesti järgmine kord, kui ma saan oma telefoni üldse katsun. Ma ei helista, ma ei kirjuta, ma ei tee arvutit lahti, mitte midagi. Ma tahaks, et see oleks midagi, mida ma teen tihedamini. Ma kavatsingi olla lihtsalt täiesti üksi oma mõtetega. Ainuke asi, mis mul on see kamera. Ja ma tahan lihtsalt näita, mis ma teen, mis mul plaanis on. Ühesõnaga, ma panen varsti täna õhtul selle telefoni ära ja ma olen väga läbi. Kell on nüüd tegelikult väga palju, sest et ma sattusin nii hoogu oma video tegemisega ja ausalt öeldes ma armastan seda, kui mingisugune väljendusviis, mingisugune kunstivorm mind reaalselt konsuumib. See on hästi äge tunne, et ma lihtsalt ei suuda lõpetada, sest et ma olen nii elevil selle pärast, mis tuleb ja ma tõesti olen. Ja selles mõttes, et see video on tegelikult selleks ajaks juba nädal aega välja olnud, see, mida ma praegu teen. Kui see video üles läheb, aga mina ei ole ise seda isiklikult veel näinud. Nii et jah, ma olen lihtsalt väga elevil. Ma olen nii väsinud. Kell on kohe saab või juba on 12 ja ma ausalt alles nagu olen nüüd valmis otsad kokku tõmbama ja kohe magama minema. Kui mul on nagu see mõte juba tegelikult, et ma ei vaata telefoni, et ma ei vaatagi, et mul oli isegi seda võimalust. See on tegelikult hästi mõnus. Tihti ma tunnen, et mul isegi tekib veits ärevus, kui ma mõtlen üldse telefoni vaatamise peale. Nüüd praegu mul seda nagu pole, sest mul on tunne, et ma ei peagi. Ja see on hästi tore. Väga ootan, et magama minna. Iga hommik teen praegu seda, et ma ütlen endale, et ma tulen lihtsalt väikesele jalutuskäigule, ma räägin nagu maksimaalselt 10 minutit, et lihtsalt nagu pisikene suhteliselt jalutuskäik ja iga hommik ma kõnnin mingi vähemalt 40 minta. Siin on nii palju ägedaid kohti, kus ringi käia ja see on lihtsalt ilus ja kaunis. Eile ma tulin siia mingi täiesti läbi XD, aga igatahes ma ei olnud varem läbi seda teed käinud ja siis ma isegi teadnud tegelikult, et ma saan enda kodujuurest nagu siia kõndida lihtsalt nii lihtsasti, mis on väga äge vastus. See Vambolo Surf silt näha või? Ma ei tea, kui on siis Vambolo Surf ei sponsoreeri meid ja me ei vaatad seda silti. Ja ma jooksen koju. Oleks küll heaks, ma ei saa seda midagi süüa, sest see on mingi gluteenivaba. Ma jooksen koju. Nüüd ma terve teega ei jaksa joosta tegelikult ju. Duši jälle peab minema, ma saan aru. Nüüd sellega on hästi. Esiteks me võtame õunad, peseme selle ära ja teeme väikesteks tükkideks või sellisteks tükkideks, et see blender jaksaks seda blendatada koos natukese kaerapiimaga. Mina teen umbes nii suured tükid ja siis me paneme siia. Tegelikult on päris suured, aga nagu ma olen aru saanud, see blender saab sellega hakkama küll. Siis me paneme siia peale kaerapiima, võid ka panna tavalist piima, kui sul ei ole laktoosi talumatust või midagi. Ühesõnaga, kui sa hakkad blenderdama ja sa näed, et seda on liiga vähe, siis paned juurde ja ma ausalt öeldes teen kõike praegu liiga nagu oma silma järgi, et mitte mingite kindlate mõõtudega, aga ma luban, ma teen sellega ära ja siis ma saan üks hetk igada kõiki retsepte nagu päriselt. Ja nüüd me paneme siia 2 muna ja kasutame siis ikka neid number 1 mune on ja, et kui sul peal kirjas esimene number sellest triikkoodist või mitte triikkoodist, aga sellest koodist, mis muna peal kirjas on, see peab olema 1.
on ju. 2 on ka veel okei, aga 3 neid me ei kasuta. Ja siis kaerahelbed. Hetkel ma ei oska sulle mõõtu öelda, kui palju sa täpselt peaksid neid panema, aga alusta sellest, et sa paned mingi koguse, paned neid ära natukene. See konsistents peaks olema pigem vedel, aga et nagu mitte nagu täiesti vedel, aga pigem vedel. Super kirjeldus, kui kuskil retseptis oleks niimoodi kirjutatud, ma oleks nii vihane, ma oleks nagu, mida see tähendab. No nii, natukene paneks veel, see on praegu ikkagi nagu liiga natukene vedel. Ma arvan, et on hästi. Mina teen võiga, aga oleneb jälle, et mis seda sa ise teha tahad. Konsistents on umbes selline. Need tulevad umbes sellise suurusega. Siia kõrvale teeme ühe kena tee, igavese nooruse tee, väike immuunsuse boost. Ma olen nii elevil, ma olen lihtsalt nii elevil. Joo, vihmakas jälle rohkem sadama. Mul oli hullult mõnus tunniajane jooga session. Ma tegin hatha joogat, see oli nii mõnus. Nii hea, siis ma käisin duši all ja tegin endale küüned, nagu ma värvisin mu küüned ära appi. Niisugust hästi neutraalselt mõnusat nünnut värvi. Ma ei saa küüsi pikaks kasvatada kunagi, sellepärast, et ma mängin gitarri ja pikkade küüntega ei saa gitarri mängida, mis on selles mõttes väga kurb, sest mulle hullult meeldib pikad küüned, aga I made my choice. Kui ma lähen reisile, siis ma panen alati need press-onid, siis ma saan alati natuke aega tunda ennast nagu tõeline mimmu. Ja siis ma tegin natuke oma videot, mis homme üles läheb. Aga ausalt öeldes nagu nii mõnus. Ma arvan, et see ilma telefonit, ilma sotsmeediat olemine saab olema midagi, mis on nagu järjepidev practice mu elus, sest et ma arvan, et kas või 1 päevaks, kas või see, et eelmine õhtu paned telefoni ära ja siis oled 1 päeva kuni järgmise korrani, kui sa üles ärkad, saad aru, nagu paned telefoni ära õhtul, siis oled terve päev ja terve see õhtu järgmine päev. Ma pole kordagi lihtsalt pidanud mitte midagi mingist kuskilt sotsiaalmeediastest vaatama, mitte kellelegi vastama, mul ei ole nagu selles mõttes neid kohustusi absoluutselt ja see kuidagi see paneb mind päriselt puhkama ja tegema neid asju, mis ma tahan teha ja näiteks tavaliselt ma ei saa teha lõunauinakuid, sellest, et kapitalism on mu hinge ära söönud, aga ma tunnen, et sellise rütmiga ma saaksin lõunauinakuid teha, kuna mul ei ole mitte mingit pressurit üldse mitte midagi teha, ma ei saa teha midagi, mis on nii-öelda produktiivne, siis ma nagu õpetan oma nervisüsteemiga puhkama. Eile, kui ma käisin jalutamas, siis ma kõndisin samas kohas ja ma jalutasin mööda sellest Roberts Cafe'st, mis on Noblessneris ja ma vaatasin seda, ma olin nagu appikene, see on nii nunnu, ma täiega tahaksin sinna minna. See oli vist ka mingi kunagi tulevikus, kuigi tegelikult ei peaks asju niimoodi võtma. Aga igatahes täna, kui ma see uuesti jalutasin, siis ma kõndisin sellest jälle mööda ja mu intuitsioon oli lihtsalt mingi mine sinna kohvikusse, kohe nüüd ma olin mingi okei, ma lähen sinna kohvikusse ja ma astusin kohvikus sisse and I kid you not, ma astusin sisse 1 samm, nagu ma astusin sisse, ma olin ukse läve alt läbi ja hakkas padukad sadama. Nagu sekundi pealt, nagu täiesti nagu hetk tagasi. Päike paistis, no sign of any rain clouds ever. Nagu kunagi ei olnud vihma sadanud, siuke tunne oli reaalselt. Ja siis ma olin selle kõige hullem patuka olin seal ära, siis ma jõin teed, seal ei olnud ühtegi gluteenivaba saia, mis oli kurb, need saiad lõhnasid nii hästi. Aga lullu, ma sain oma teed juua ja people watch ida, see oli väga, ma ei tea, nii äge ongi, et oled kohvikus. Ma ei saanud kordagi telefoni välja võtta, ma ei saanud kordagi raamatut välja võtta, ma lihtsalt pidin istuma seal. Vaatame õue, vaatame inimesi, see oli väga põnev. Ma tean, et see kõlab tegelikult nagu täiega imelikult. Nagu tänapäeva lapsed on ju, aga tegelikult reaalsuses on ju nii. Kui lähed igale poole, siis telefoni väljavõtmine või ükskõik mingi asja distractioni väljavõtmine on nagu nii tavaline. Ja mitte ainult lastes, mitte ainult noortes. Või nagu tohutult palju vanemad inimesed teeb seda samamoodi. Ja selles mõttes see on tihti kogu aeg ebamugav.
sest et see on nagu kehale harjumatu. Ma ei saa kogu aeg seda dopamiinilaksu ja kui ma ei saa ennast kogu aeg millegagi nagu häirida. Aga minu arust kõige ilusam asi maailmas on see, kui sa saad tunda mingit tunnet, mis on keeruline ja lihtsalt lasta sellel tundel ennast ära süüa. Sest et sellel hetkel see tundub, et kui ma nüüd lasen endal seda tunda, siis see läheb aina hullemaks ja siis ma tunnen ennast hästi halvasti. See on lõks. Kui sa lased endal seda tunda, siis see tunne läheb ära. Ja siis sa saad nagu reaalselt tunda kõige ilusamaid tundeid ja nagu päris rahu ja päris nagu kohalolu ja see nii äge. Igatahes mul on kõht tühi, nii et ma lähen nüüd poodi ja ostan sibulat, et ma tahaksin teha suppi ja õhtul saab juba tseremooniat teha. Ma olen nii elevil. No nii, haul. Poest sai toodud 2 Oat for Cooking, see on mu elu mõte. Need 2 siin, 2 võid, 3 kurki, küüslauk, sibul ja hästi mitu õuna. Super, nüüd läheb supi tegemiseks ja me teeme laupäeva suppi, siis kõik asjad, mis on üle jäänud, lähevad siia sisse. Okei, sellest on siin saamas natukene nagu kokasaade, aga ma arvan, et see on okei. Ja ma näitan, kuidas ma teen seda suppi, mis ma nüüd tegema hakkan. Ma ei ole kunagi täiesti 100% sellest teinud, sest iga kord ma teen niikuinii tunde järgi, aga teate mis? Tuleb alati head. Esiteks porgandid, 2-3 porgandit. Bite-size tükid, mina on porgandide koori. Ma tahtsin tegelikult vahepeal Benjist ka rääkida, kuna selles mõttes, et vahepeal mul oli üsna palju videoid, kus ta oli kohal. Siis järsku nagu ei olnud ja ma ei ole nüüd natuke temaga rohkem selliseid videoid teinud. Ühesõnaga, mis värk on see, et ta on nii-öelda jagatud hooldusõigusel laps. Ehk siis ta on mulle ja mu vanemate peale nii-öelda, ta on meie kõigi koer, ta on perekoer on ju. Ja see tähendab seda, et ta on osa ajast Saaremaal, osa ajast Tallinnas. Praegu ta on olnud rohkem Saaremaal, kuna ma läksin suvel praktikale, läksin tööle. Plus vahepeal mul ei olnud nagu kodu, et mul ei olnud teda kuskil hoida. Aga nüüd suve lõpupoole sügisel ja talvel ma loodan, et Benji saab jälle rohkem minuga ja siis saan ka rohkem teda videotes näidata temaga seoses erinevaid videoid teha, kui see kellelegi huvi pakub. Mul on endal ka muidugi kurb, et ma ei ole saanud teda üldse tegelikult nii palju näha ja temaga koos olla, aga see on okei. Ja ma saan hakkama ja ta on väga tubli ja ta saab Saaremaal väga hästi hakkama, ta käib emmega koos ja kilitis, ka nunnu. Okei, update. See on nüüd 3. porgand, ehk siis 3 porgandit. Järgmiseks võtame selleri. Ja lõikame seda pisikesteks tükkideks. Ma tegelikult pean endale ostma selle asja, mis see nimi on? Mitte mikser, aga ühesõnaga see, millega saab nagu purustada ja teha nagu neid pakse suppe. Mul ei tule nimi meelde, sa saad aru, mida ma mõtlen, ja? Nagu, ma ei oska sulle öelda, kui palju sa sellerit peaks võtma. Tavaliselt, kui ma võtan selle normaalse, mis poest on ostetud, mitte normaalse, tavalise. Ühesõnaga, kui ma võtan selle poest ostetud selleri, siis seal on need pikad sellised korralikud varred, siis ma teen tavaliselt 2-3 vart. Lihtsalt need on nagu, see on armastusega kasvatatud ja natukene omamoodi, nii et tähendab, see on parim. See tähendab, minu jaoks on nagu ainult green flag, kui see näeb selline välja. Nii, enne kui ma hakkan teisi asju lõikama, siis ma võtan suure poti, panen sinna sisse palju oliiviõli ja panen sinna sisse pruunistuma porgandi ja selleri. Aga see pott natuke kuumeneb, nii et samal ajal ma hakkan juba sibulat lõikama, mida ma pruunistan ka tegelikult, aga lihtsalt natukene vähem kui porgandit ja sellerit. Nii et 1 suur sibul siis. Hea, et mul lipsu duši pole. See on nagu kurb. Huvitav, kas see on ka hea emotsioonide väljutamisviis. Külm vesi aitab. Samal ajal, kui see seal pruunistub, siis lõikan valmis sibula, mille ma tegelikult juba tegin ära. Küüslaugu võtsin see on siuke suurem küüslaugu küüs. Tavaliselt ma ütlen isegi 2 või võib-olla isegi 2,5-3. Ja väga hea nutmisosa sai ka tehtud. Alati 1 osa toidu tegemisest. Kus ma juba ütlesin, et see on köögiviljasupp ja see ei tule liha sisse, siis võib panna hakklihaga juurde, kui see on midagi, mis sulle meeldiks. Ja siis lõikame siia juurde veel natukene ingverit. Ingveri samamoodi väikesteks tükkideks ja ma võtsin reaalselt nagu, ma ei tea, kas on näha, aga siuke pisikene nagu osa ingverist, mis jälle mitte üldse liiga palju. Ja selleks ajast, kui me oleme need ära lõiganud, siis see muu asi on siin juba päris kaua pruunistanud, nii et me paneme teised asjad juurde ja seda pruunistame reaalselt nagu mingi paar minutit ja siis paneme vee peale. Ja kui ausalt öeldes, kui ma praegu juba nuusutan, siis mul on siuke tunne, et võiks isegi natuke veel ingverit panna, nii et ma lõikan natuke juurde. Lõhnab nii hästi, ma ei saa. Ja siis, kui nüüd on paar minutit pruunistunud, siis paned kallad vee peale. Gaas peale
nüüd minu pliit läheb üsna aeglaselt üldse keema, kui see siin on, kuigi täna läheb isegi üsna ruttu. Need esimesed asjad keevad seal 10 minutit, enne kui me paneme teised asjad juurde. Ja nüüd samal ajal, kui need seal poisevad, siis meie lõikame ära oma kapsa, oma brokoli ja oma kartuli. Ja nende vahekorral selles mõttes suht pane nagu ise, et mida sa nendest nagu rohkem tahad enda suppi, mida sa vähem tahad. Vaata selle järgi, ma ausalt armastan kõike, nii et ma ei ole veel suutnud otsustada. Ja toitu tehes ma arvan, et on nii tähtis nagu märgata neid tekstuure, nagu päriselt olla siin, kui me seda toitu teeme. Nuusutada, kuidas mingi asi lõhnab ja üldse, kuidas kogu see asi lõhnab, mida me teeme, see, mis seal potis toimus, see oli reaalselt heaven. Mõelda ilusatele asjadele. Ma tean, et mitmes kultuuris on väga see, et palvetatakse samal ajal, kui näiteks tehakse saia. Saad nagu selle palve ja head soovid enda toidu sisse panna ja selles mõttes toit on ju samamoodi midagi, mis saab nii-öelda ühest vormist teise vormi, selles mõttes nagu ühest staadiumist olekust teise olekusse ja sama toimub meie soovide mõtetega, mida iganes, nii et me saame need nii-öelda enda peast reaalsusesse tuua samal ajal, kui me teeme süüa. Minu arust see on äge, väga ilus mõte. Ma juba tean, kuidas sellest tuleb lihtsalt nii hea. Vaiksena ei söönud suppe, sellepärast, et nagu kuidagi kõik need basic supid, mida tehti, seal oli nii palju asju, see salat, mis mulle ei meeldinud ja siis alati, kui keegi rääkis suppidest, ma olin nagu, ma ei söö suppe. Siis ma sain aru, et supp on kõige ägedam asi maailmast, et ma saan sinna sisse panna ükskõik, mida mina tahan, nii et kui ma hakkasin ise suppe tegema. Girl, see on nii äge, ma saan reaalselt ükskõik, mida sinna sisse panna, mida ma tahan ja keegi, ma ei pea sinna panema neid asju, mida ma ei taha. Nii äge. Ma võiksin siia panna vabalt näiteks riisi juurde, kui ma tahaksin, või siis teha seda lihaga või ma ei tea, või see hoopis ära püreestada või ma ei tea, ükskõik mida. Nagu siin on neid valikuvõimalusi on lihtsalt nii palju. Nii, brokoli on kapsas, nüüd on vaja kartulit. Kartuli me peseme siis enne külma vee all läbi ja siis lõikame ära. Ma samamoodi kartuleid ei koori, kui see on midagi, mis seda tahad, siis pane hullu. Mina panin praegu kõige vähem brokolit, sest brokolit mul on lihtne ka teiste toitudega koos teha. Kapsast ja kartulit nagu ma teen ainult siin supis. No nii, nüüd on siin 10 minutit keenud ja siis ma panen siia juurde. Mul on siin kartulit, kapsast ja brokolit ja ma panen selle siia juurde. Ja siis segan selle ära ja lasen sellel ka 10 minutit keeda. Öeldakse nii või? Lasen keeda. Lasen sellel keemises olla. Igatahes nüüd see keeb veel 10 minutit ja siis on valmis. Kui oled need siia juurde pannud, siis paneme siia soola ja pipra ka ära. No, ma olen väga hapukoorega, nii et nagu saan supi alati hapukoorega, aga ma ei saa praegu hapukoort süüa. Aga ma panin supi sisse seda kaerakreemi, mis ma enne näitasin, mis ma poest ostsin. See on nii hea, see on nii freaking hea. See on lihtsalt parim asi, nii et soovitan. Ma olen amazed. Ma olen lihtsalt amazed. Ma ostsin Depost 3 sellist nagu ringikujulist lõuendit ja siis 3 sellist ristkülliku. On ju ristküllik, super. Ristküllikujulist lõuendit. Värvid, mul on endal olemas ka vesivärvid ja õlipastellid. Mul on midagi ilusat ja rahustavat siia teha. Ma võtsin natuke aega maalides ja siis tegin ühe imeilusat tseremoonia, mis oli reaalselt nagu uuesti sünd. Aga see video on juba piisavalt pikk, nii et ma teen selle 8 osaks, järgmine osa tuleb järgmine nädal. Nii et praegu ma saadan sulle hästi palju armastust ja soojust. Aitäh, et sa siin olid, näeme juba hästi varsti. Tšau!